Tšau! Ma teen ühe ilgelt tähtsa videopostituse sellepärast, et ma otsustasin hakata pakkuma ühte väga vajalikku teenust, mida mulle on soovitatud aastate jooksul juba päris palju, et mida ma võiksin teha, mida oleks vaja ja milles ma olen väga pädev tänu oma kogemusele. Selle teenuse nimi on kogemusepõhine konsultatsioon lahutusjärgselt lastega seotud probleemide lahendamiseks. Mul on siia telefoni taha arvutisse kirjutatud üks pikk jutt, see võtab umbes 14 minutit aega. Ja ma lihtsalt loen selle maha, sest et mul ei ole perfektset mälu. Kellele see konsultatsioon mõeldud on, mis ma hakkan pakkuma? See on neile esiteks, kellel on tunne, et tema suhe või kooselu hakkab karidele jooksma ja tal on teadmatus või hirm selle ees, et mis või kuidas lapse ja lastega edasi saab. Kui hulluks võib see asi lastekaitse ja kohtuga minna ja mis siis saab, kui nii lähebki. Väga vabalt võib juhtuda seda, et ma märkan olukorras lahendust ja see võimaldab olukorra tegelikult stabiliseerida. Ja ei olegi vaja kogu seda kuradi jama. Võimalik, et see minu lahti seletatud tulevane võimalik hullar hirmutab inimest nii palju, et ta leiab ise selle tahte, et pühenduda oma suhte kordasaamisele või siis lastega suhete säilimisele ja säilitamisele ja ülesehitamisele. Teiseks on see neile, kellel juba on suusad suhtes täiesti risti, kõik on nugada peal, elu on pea peale pööratud juba ja on täiesti arusaadav teadmatus või hirm, et mida sellises olukorras üldse peale hakata. Kuhu ja mis järjekorras pöörduda, et lahendada erinevad probleemid lastega, suhtluskorda, mis iganes asjad, mis kõik selles nagu esile tulevad. Kuidas hakata looma vundamenti lapse või lastega suhte ja suhtluse kindlustamiseks, kui vaatad, et seda ei taheta võimaldada hästi. Kuidas valmistuda nii kohtudeks kui suhtlemiseks lastekaitse ja igasuguste ametnikega. Sellise olukorraga ongi täiesti keeruline toime tulla. Sellises olukorras on keeruline säilitada kaine mõistus ja mingisugunegi tasakaal. Väga keeruline on sellistest olukordadest tulla välja täiesti terve mõistuse, korras tervise ja tasakaalukana. Aga ma olen õnneks tõestanud, et see kõik on võimalik. Kolmandaks on see neile see konsultatsioon, kes on juba loobunud või murdumas ja ei näe enam tunneli lõpus isegi valgust mitte. Et kuhu roomata, et mingisugunegi õigus või õiglus endale välja võidelda või siis säilitada siiski suhe lastega, mis tundub nagu võimatu võib-olla. Lisaks siis neile, kes on juba saanud oma vaidlemise ja kohtutee ja sellised asjad käidud, aga tahaks saada sisemist tasakaalu tagasi ja tahaksid parandada või siis ehitada üles suhe enda lapse või lastega. Kellele see konsultatsioon kindlasti ei ole? Neile, kes soovivad ennast lapsevanemaks olemise vastutusest ja kohustusest välja vingerdada. Selliseid inimesi ma konsulteerima nõus ei ole, sellist abi, ma ei tea, mul ükskõik kust te otsite. Samas need inimesed, kellele juba on kohtus või lastekaitse poolt või ametnike poolt liiga tehtud, nendele ma saan ilmselt soovitada, et mida ja kuidas võib õnnestuda teha selleks, et asjad uuesti liikuma saada, et õiglus jalule seada ja asjad panna käima nii, nagu need asjad peaks olema. Selgitan, et miks ma üldse olen pädev sellist konsultatsiooni inimestele pakkuma. Esiteks sellepärast, et ma olen kõik need etapid ise 7 aasta jooksul läbi teinud ja need olukorrad läbi elanud. Ma olen 3 aasta jooksul käinud 3 korda kohtus, 2 nendest ringkonnakohtuni välja. Ja minu jaoks suurim võit on see, et ma suutsin võidelda välja õigluse ja õiglased ja seda õiglase ja õiglased tulemused kõikidele osapoolte jaoks. Tänaseks ma olen kindlasti läbi selle
saadud kogemuse, palju parem, muretum, positiivsem inimene. Ma olen kõikidele sellel teel olnud osapooltele tänulik, naudin oma elu ja seda, et ma olen ise loonud hea suhte lapsega ja selle säilitanud. Aastate jooksul ma olen olnud põhimõtteliselt selle asja käigus lapsega suhete säilitamiseks, nagu üks lastekaitseametnik ütles kohtus, ma olen olnud nagu lapsega kodutu, kogu oma tavaariga autos, vihmaga autos mänginud, rentinud üle aasta kodumajutust, kus lapsega olla, sõitnud kuus üle 1000 kilomeetri selleks, et lapsega saaks koos olla, käinud läbi, ma ei tea, täiesti lugematu hulga igasuguseid mängutubasid, mängukohti parkides, kaubanduskeskustes, tuttavate treeningusaalides. Ma olen käinud lapse järel lennukiga 4500 kilomeetri kaugusel. Enesele teraapiaks olen ehitanud, ma ei tea, lapsele mööblit, mänguasju, mängumaja. Olen lapsega virtuaalselt matkal käinud, piklikul, kalal, loomapargis, mänginud lauamänge, unejuttu lugenud, kõike sellist asja. Et see ei ole absoluutselt kerge, aga see on võimalik ja see tulemus on seda väga väärt olnud. Sellepärast ma suudan samas olukorras olevat inimest mõista, ma suudan teda kindlasti toetada, anda soovitusi ja anda nõu, kuidas selle hullariga üldse toime tulla. Aastate jooksul on mul sõbrad ja tuttavad küsinud, et kuidas siukse asjaga üldse on võimalik toime tulla, ilma et sa nagu peast täiesti soojaks läheks. Õnneks on mul olnud enne seda kõike selline elu, mis mu psüühika on lihtsalt selleks ette valmistanud piisavalt hästi. Ma olen käinud maailma kriisikolletes 3 missioonil, läbisin USA-s Rangeri kursuse, mis on ka psüühiliselt väga hull. Hiljem töötasin 7 aastat Iraagis ja Afganistanis. See on mulle sisuliselt andnud väga tugeva psüühiliste toimetuleku oskuste pagasi. Lisaks siin Eestis olen läbinud vanemlike oskuste koolitused, Gordoni perekool ja Imelised aastad, mis on andnud mulle tõenduspõhised kommunikatsiooni ja igasuguste lapsega suhete vundamendi loomise oskused. Ma olen läbinud teadliku muutuse kunsti 3 kursust ja nüüd hiljuti vaikuseminutite baaskursuse, mis on siis lisaks varasematele enesejuhtimise oskustele andnud mulle reaalsete oskuste põhise võimekuse tulla toime põhimõtteliselt mis iganes vormis stressi maandamiseks. Mul ei ole nagu suht pohhu, mis nagu tuleb või ei tule elus ette. Lisaks siis sellele ma olen, ma ei tea, juba täiesti teadmatu hulga raamatuid ja läbi lugenud, kuulanud loenguid lihtsalt sellest, et kuidas enda elu elada teadlikult paremaks. Sellest 7 aastast, millest ma räägin, on mulle sisuliselt jäänud 3 hindamatut väärtust alles. Et esimene ja kõige olulisem on regulaarne suhtlus ja soe ning usaldusväärne suhe oma lapsega. Teiseks tohutu eneseareng läbi, ma ei tea, kui paljude eneseületuste ja õppetundide, mis ma olen saanud. Lisaks siis raamatud, kursused, kõik muud asjad ja mõni kursus, mille ma läbisin, ei olnud põhimõtteliselt isegi vabatahtlikult sinna mindud, aga kui ma sinna läksin, see avas minu jaoks täiesti, ma ei tea, ootamatud ja ennenägematud uksed ja võimalused ja võimekused, millega siis ise saada hakkama, olukorraga tulla hakkama, lapse muredega tulla hakkama, saada hakkama, kõik selline asi. Kolmandaks on mul siiralt on mul tänutunne kõiki inimeste suhtes, kellega ma olen sellel teel kohtunud või konflikti osapoolte vastu. Lisaks selleks, mis ma siis veel olen saanud, on see, et nagu ma juba ütlesin, et ma olen täiesti muretu selles suhtes, et kui selliseid asju peaks tulevikus juhtuma, mida teha, mida mitte teha,
see on, ma ei tea, kukesupp juba mulle. Miks ma üldse otsustasin hakata sellist konsultatsiooni pakkuma? Esiteks sellepärast, et ma tean, et rakendades oma 3-aastase kohtutäiega 7-aastast kogemust, suudan lahendada juba olemasolevaid probleeme ja ennetada tekkivaid. Ma suudan juhatada kätte otseteed, mis tagavad kiiremini või soodsamalt lahendusteni jõudmise või siis hoiavad ära suurema suhete kahjustumise lapse või lastega, mida on pärast väga raske korda teha. Sellest kohati täiesti absurdsest süsteemist ja bürokraatiast on vaja esiteks jõuda, siis osata ja suuta läbi murda. Sellest on vaja aru saada, kuidas see masinavärk töötab, mida inimene ise saab teha ja millesse sa ei saa mitte midagi parata. Lihtsalt on ja kõik ja neela alla, kui tahad. Nii on. Samuti seda, kuidas näiteks aidata ametnikel sind ennast aidata või kuidas vajadusel näiteks sotsiaalsüsteemi inimesed üles rivistada või kas või kohtunik, ma olen ka seda teinud. Ise kõike seda asja avastades võibki lõpuks hulluks minna ja ma ütlen lausalt, ega ma ei olnud väga kaugel sellest nii mõnigi kord. Iga erinev ametnik põhimõtteliselt seletab sulle oma mätta otsast asju nähes ja lõpuks oled sa ikkagi see, kes ellujäämiseks selles olukorras peab ise selle pildi kokku panema. See on väga keeruline. Kui seda süsteemi ei tunne, mehhanismi ei mõista, siis see on väga raske. Lisaks siis kõigele sellele muule tuleb iseendaga hakkama saada ja samal ajal olla siis veel toetav ja tore lapsevanem, et lapsele jätkuvalt või lastele siis turvatunne ja lähedus ja tähelepanu kõik tagada. Lisaks siis, nagu ma juba ütlesin, siis ma otsustasin sellist konsultatsiooni tegema hakata, sest mulle on seda nii palju räägitud, et hakka tegema, et see oleks täiega väärtus, inimestel oleks seda täiega vaja. Sellist infot, kogemust ei ole kuskilt võtta, nii edasi. Ma mõtlesin, et okei, et tegelikult on see hea mõte. Ma loon sellest on rohkem kasu kui kahju kindlasti. Mis see konsultatsioon maksab? See alati maksab asju niiviisi vaadata, et mida tuleb maksta või siis see, et mille maksmisest saab ära pääseda. Lihtsalt väikene võrdlus see, et mul juristi tund maksis üle 130 eurot tund. Paari ja pere nõustamine, mis on tavaliselt kohustuslik, oli 60 euri tund. Perelepitusteenus ehk siis kriisi läbirääkimise, läbiviimise teenus. Vana hinnakirjaga oli 40 euri tund. Sa ei jõua sellega põhimõtteliselt vist mitte kuhugile tavaliselt. Me vaatame näiteks mehaanikuid, siis mehaanikud, kes teevad autosid korda, sõbra seina pealt töö juures vaatasin 44 euri tund. Nüüd neid spetsialiste, keda ma mainisin, neid tasutatakse koolis õpitud teadmiste jagamise eest, olenemata sellest, kas neil seda tööd alustuses üldse mingi kogemus on või mitte. Samas kogemuspõhise konsultatsiooni käigus, mida ma pakun, saab põhimõtteliselt tarbija väärtusena ligipääsu sellele, mis omandati praktilise kogemuse läbi reaalsetes, mitte teoreetilistes olukordades. Me võtame hariduse mõttes, teeme võrdluse, siis ülikoolis 3 aastaga saab inimene bakalaureuse ja 5 aastaga magistrikraadi. Sisuliselt mul on kohtus käimise bakalaureus ja enesega toimetulemise ja kuidas suhe säilitada, põhimõtteliselt topelt magister. Et ma tean väga hästi, kuhu ja kuidas sellisel teel raha ja energia kulub, mida sa selle eest saad või kas see üldse oli maksmist väärt. Samuti ma tean seda, kui raske on sellises stressis keskenduda näiteks elatise teenimisele selleks, et sul sissetulek üldse säiliks, et sul katus ära ei sõidaks või et sa ei olegi ainult oma probleemi juures terve tööaja. Ma absoluutselt ei kahtle, et kui ma aitan inimestel mööduda nendest kividest ja kändudest ja võimaldan selles hullaris inimeseks jääda, siis ma loon tohutult väärtust, ma hoian kokku palju raha, aega, närvirakke. Seda kõike teades, selle kõik olles läbi kogenud, mul silm ka ei pilguks küsida sott tund selle eest nagu, aga
sellest hoolimata kuni 18. jaanuarini on tutvumishinnaga selle konsultatsiooni hind 30 euri tund ja alates 20. jaanuarist 45 euri tund. Põhimõtteliselt mehaanik paneb sul selle raha eest auto liikuma nagu. Mina suudan selle raha eest panna sul liikuma elu selles suunas, kuhu sa sellest hullarist tahad välja jõuda. Igas kaoses on oma kord, igas ummikus on alati väljapääs. Ei ole vaja kaotada pead, heita meelt, ummikus istuda. Võta minuga lihtsalt ühendust ja me paneme selle asja käima, paneme liikuma ilma suurema peavaluta. Põhimõtteliselt ma joonistan sulle kaardi, millega, ma ei tea, läbi sooja metsade liikuda niimoodi, et sa jõuad pärast ka kohale. Või kui sul endal ei ole vaja, kui sul on selliseid tuttavaid, kellel on selline keeruline aeg, sellised probleemid, kindlasti jaga seda minu videot temaga. Ma saan nagu päriselt, saan aidata inimese puntrast välja ja tee peal liikuma sisuliselt olematute kuludega. Et väga võimalik, et me saame selle asja tal juba plaani paika sama palju ka kui juristi üks töötund maksab või natuke rohkem. Ma teen selle teenuse jaoks eraldi ka Facebooki lehe või siis kodulehe, aga see võtab aega. Kes tahab kellelegi jagada, see võib minu kontakte, kellel on, võib jagada ja kellel ei ole mu kontakti või telefoninumbrit, siis see on 56 464 557. Võtke ühendust ja teeme need asjad korda. Aitäh, tšau!